Kevin Kukk on tänase võistluse noorim mees, siis jah, tõepoolest see nii on, et mehel napilt selline 10 aastat tema aeg siis 5.25,16, nii et praegusel hetkel edestab ta teise koha mees Kasper Kooslak siis juba rohkem kui 10 sekundiga, aga kohe peaks finišisse tulema siin Raimo Lilleorg, tema järel tegi Mart Tikerberg ja seejärel ka Sander Siniorg, nii et ootame ära, vaatame, kuidas nende mehe ajad tulevad ja mida siis võib-olla mehed ise võistluse kohta ka räägivad ja arvavad. Raimo Lilleorg meil siin finišisse jõudis. Raimo, mis ütled, kuidas esimene voor läks? Miks nii? Oota võitu. Rajakopp ütled, oli rada libe, pidas hästi? Enam-vähem. Selge. Aga edu sulle teises voorus, õige pea saame siis teada, kuidas Raimol esimeses voorus sõiduaeg läks ja tema järel, nagu sai öeldud, peaksid tulema Mart Tikerberg õige pea siia finišisse ja siis Sander Siniorg, kellelt ilmselt võib oodata kõige kiiremat aega, kui siin just sõidu. Õige pea ütleme sulle ka esimese sõiduvooru aja ja Sandri enda sõnultsi tal see sõit päris hästi välja tuli. Rada pidas hästi, nii et väike vihje ka teistele meestele siin, kes õige pea peaksid ka starti minema. Ja nii ongi. Sander Siniorg on olnud juuniorklassi kõige kiirem mees 5.22,68. Tema esimese vooru aeg, teisel kohalt leiame siis Karl-Martin Polgeri. Need kaks meest on lautamas 2,5 sekundit, nii et vahe ei ole selgelt isegi väga suur, nii et Karl-Martin Polgeri on selgelt midagi pingutada. Edasi kolmandal kohal leiame siis Raimo Lilleoru, on siis Raimo see mees, kes kaks esimest võistlust siin Virumaa karikasarjas on võitnud ja 5.30,43 on Raimo aeg, nii et kaotust esimesele juba 8 sekundi jagu. Edasi neljas koht on siis Kasper Koosa, viies Kiir Orgus, kuues Mart Tikerbergi aeg on tulnud ka alla 6 minuti, 5.57,95 on tema aeg olnud ja 8. mees on siis Oliver Tehvo. Piksi liikus igal juhul jääradadel väga-väga kiiresti ja võistlused, kus ta siin Sirjega seljad kokku pani, siis olid need võistlused, kus neid piike sai päris korralikult murtud ja sai igal juhul Erika väga ilusti siis Sirjele nendel võistlustel vastu. Aga Mossed tulevad tasapisi siia finiši poole. Ja esimese Mossena siis Erki Uudeküll on aja kirja saanud.
ja Erki Uudepilli aeg siis 6.20,55 ja number 17 läks praegu rajale Mihkel Mända, aga number 18 ja Urmas Roos ootab praegu oma stardijärjekorda ja Mossesid on siis täna lausa 8 tükki stardis, mis on igati positiivne, kui nüüd vaadata tõesti täna veel favoriidid olla, siis jah, kui Virumaa sarja vaatame, siis siiani on võitmatu olnud Hermann Jeedas ja talle ei ole jäänud palju näha Heido rajal ja Hermann Jeedas siis number 16 rajale siin läks. Aga samas selge, nagu ma ütlesin, Urmas Roos on praegusel hetkel stardis, ootab oma stardijärjekorda ja selles Mossede kambas on ta kindlasti väga kiire liikuja ja sprindikarika arvestuses on tal hetkel koos Hermann Jeedasega koos siis 65 punkti ja on ta siis Urmas Roos ja Hermann Jeedas on siis võrdse punktide arvuga praegu teist ja kolmandat kohta jagamas Mosse liiga sprindikarika arvestuses. Praegu hetkel liider Arvo Nurm, Arvo siis 17 punkti. Aga sprindikarikast teisel kohal, tollal oli kõige kiirem mees siis ei keegi muu kui Marko Kukushkin, aga samas praegu, kus Kuku on kolinud üle juba suurde klassi, siis Urmas Roosil on selgelt kõik võimalused, et selle aasta Mosseliigas siis kõrgemale astmele end suruda. Aga noh, jah, nagu sai öeldud, siin konkurents on selgelt tihe, arvestades neid sõitjad, kes meil tänasel päeval siin on. Aga number 12 ja Heigo Tinno jõuab praegu siis finišisse ja vaatame, kuidas läheb siis Heigo Tinnole see sõiduvoor ja kuidas see suutis praegu siis vastu Erki Uudepillile. Jah, ja tõepoolest ta suudab vastu saada. 6.06 on Heigo Tinno aeg esimesest sõiduvoorust, nii et ilmselt on see aeg, mida siis peame üsna pikalt jälgima ja vaatama, kuidas suudavad siis teised. Mossemehed täna Sandril paraku ei õnnestunud. Ja edasi number 21 all läksin rajale just hetk tagasi ka Vallo Vahesaar. Vallo Vahesaar on siis see mees, kes siin Piirsalu rahvasprindil näitas kõige kiiremat minekut ja võttis siis SU klassis kõige rohkem punkte. Aga number 22 ja Rainer Veus ei taha ta siit stardist väga hästi minema saada, natukene puterdas see masin, aga kohe ka mõlemad on aegade mõttes Rainer Veusile küll vastu saanud, aga sellegipoolest Rainer on jäänud Simona rajal võitmatuks ja arvata võib, et tänane rada, see 4,1 kilomeetrit toob sõitjate ja võib-olla ka siis autode erinevused selgelt esile, arvestades, et see rada on pikem ja uut on siin tõepoolest absoluutselt kõigile, ehk siis Sander Kukel tänased 1 ja 5 meest praegu lõpetanud on. Kolmandalt kohalt leiame Mossede klassist Vallar Alba, igati ilusa sõidu on teinud siin 6.19,10 on Vallar Alba aeg, nii et Vallari kaotust küll siin Hermann Jeedasele on ligi laias laastus 18 sekundit, nii et päris üks jagu on igal juhul Vallaril. Siis ka kannale astuda.